Nii, me lähme nüüd edasi meie järgmise väga-väga põneva paneeli juurde. Eks, oli ju see järgmine kavas. Mul ei ole endal kava ees, mul peaks olema. See on hästi väikselt on need notes'id. Nii, ja meie järgmise paneeli juht on Toomas Tuul. Toomas lehvita juba. Nii, ta on seal. Nii. Natukene Toomasest. Toomas on Noored Kooli 15. lennu osaleja, nii et tal on hetkel 2. aasta õpetajana ja ta töötab Elva gümnaasiumis, kus ma olen juba kuulnud, et ta on täielik õpilaste lemmik. Ta oli ka Elva valla aasta noor õpetaja ja ta on mu parim sõber. Meil Noored Koolis käib kuidagi nii, et me nagu mingi toome kõik tuttavad ja kõik nagu sõbrad ja asjad siia põhimõtteliselt. Nii, Toomas, tule võtta üle. Aplaus Toomasele. Ja mulle väga meeldis Annika soovitus, et võite küsida inimestelt asju, näiteks küsige Toomaselt, kuidas ta teeb oma õpilastega ajaloo tunnis räpilahinguid. Ja mis teemal? Nii. Räpilahingud. Ja, meie tänane loeng algab siis sellest, et ma järgmised tund aega räägin, kuidas teha räpilahinguid. Võib-olla jätame selle hilisemaks pauside ajal saame sellest rääkida, aga minu eesmärk on täna lahendada üks probleem. See probleemi nimi on hariduslik ebavõrdsus. Et mulle anti see pandi tanki ja öeldi, et Toomas, päeva esimeses pooles on vaja see asi korda teha, et meil saaks üritus minna edasi pärast. Et kuidagi tuleb sellega hakkama saada. Nii, õnneks ma ei ole siin ees üksinda ja õnneks on minuga koos veel palju targemad inimesed, kes päriselt oskavad sellest teemast rohkem rääkida ja kellele mina saan sõna anda. Ma natuke loodan, et nad lähevad tsipake tülli, et nad vaidlevad üksteisele vastu ja siis teil on sellist nagu hea nagu seda Love Islandit või seda, mis need saated on, kus nagu, mida ainult tülide pärast vaadatakse. Et saate natuke seda kogemust. Ühtlasi mainin ka, et mingil hetkel ma saadan Kärdi mikrofoniga siia ruumi teid kiusama, sest miks mitte, ma olen õpetaja. Nii, kutsume ette panelistid. Ma ei kutsu neid ühekaupa ja nimepidi, sest kohe ka lähme tutvustamiseni, aga kõik, kes teavad, et nad peaksid vist selles paneelis olema ja tulid kohale, siis palun tuleme siia lavale ja võtame endale toolid ja teeme aplausi ka neile kohe. See on minu koht, jah. Nii, meil on siis siin hulga vahvaid inimesi, Kärt on mikrofoniga seal. Me teeme selle tutvustamise natuke vimkaga. Ma võiks lihtsalt öelda ise, millega nad tegelevad. Ma guugeldanud teid kõiki. Väga vahvaid asju tuli sealt välja. Mind õnneks ei saa hästi guugeldada, mul on 6 nimekaimu Eestis, palju enne sellega. Tuleb välja, ma andsin välja juba fotokalendreid 80-ndatel. Mis te selle infoga teete, ma päris kindel ei ole. Nii, teeme seda selliselt, et ma näitan teile ette kõigepealt enda peal, kuidas see Vimka töötab ja siis teie saate närveldada sama kaua. Me teeme nagu speed datingut, aga kõigi ees. Ja siis käib Kärt ringi ja valib välja ühe inimese, keda ta hullult kiusata tahab. Mõelge korraks veel enne, kui sa valid, ma tahan veel seda ärevust tekitada siin. Siin ruumis on umbes 100 inimest. Inimese puhkeseisundi pulss on umbes 70. Nii et siin on 7000 lööki käib minutis praegu. Ja nüüd iga Kärdi sammuga tuleb 1000 juurde. Nii, 20 000 lööki ruumis. Kärt, otsi meil ohver. Ma astun siia kõrvale kohe. See on mu ohver. Nii, ohvrile võib ka kohe mikrofoni kätte anda. Ohver, meie siis nüüd speed date'ime. Mis tähendab seda, et mul on mõned küsimused, mina vastan neile ja sina vastad neile ja me saame niimoodi sõbraks. Ja siis pärast iga panelist saab ka ühe inimesega sõbraks, keda siis pärast Facebookis ja Snapis lisada. Nii, esiteks nimi ja kuidas sa tegeled haridusega või mis sa hariduses teed. Minu nimi on Toomas ja mina olen õpetaja Elva gümnaasiumis, nagu enne mainitud 2 aastat. Õpetan ajalugu ühiskonda 7-11 klass. Tere, olen Aljona. Töötan Sinimäe põhikooli direktorina. Õpetan Sinimäe põhikoolis eesti keelt teise keelena ja koolijuht olen 3. kuud. Teine küsimus, Aljona.
mis on üks sinu huvi, mis ei ole seotud sinu töö või õpingutega? Minu jaoks näiteks see huvi on kosmos ja kosmoseraketid. Ma usun, et kunagi on terve Linnutee galaktika täis inimesi ja muid elusolendeid, kes loovad, huvituvad, õpivad, kõik elab elust ja kõik on ilus. Aga ma tunnen, et selleks on ikkagi vaja haridust ka. Nüüd ma lõin juba seos enda tööga, niimoodi ei tohi. See on see õhtune hobi, et sa kardinad ette ja siis lähed vaikselt tegeled sellega. Mis on sinu selline salahobi? See ei ole salahobi, aga ma olen jalgpallifänn ja staažiks on mul 22 aastat. Eesti maastikul ma fännan hetkel Narva Transi, sest ma olen narvakas. Aitäh, jalgpallifänn Aljona. On juba nii hea, et me sõbraks saame. Mul on 2 küsimust veel. Need on sellised lühemad ja lihtsamad. Esiteks, kes on sinu eeskuju? See võib olla keegi päris inimene, aga see võib olla ka fiktsionaalne kuskilt loomingust. Minu eeskuju näiteks on Gandalf. Gandalf on selline rändeõpetaja, kes tuli keskmaale 2000 aastat enne 3. ajastu algust. Ja Gandalf ei tee, tema ei ole see inimene, kes läheb ja hakkab asju teiste eest ära tegema. Tema eesmärk on levitada haridust, et aidata teisi ja aidata neil võtta vastutust ja võtta juhtimist. Ja ma tunnen, et see natuke kandub üle minu töösse õpetajana. Kes on sinu eeskuju, Aljona? Sina oled ette valmistanud, mine ei ole. Ma tean. Et eeskuju on mu ema, kes on tark, ta on lihtsalt ingel, ta on lihtsalt nagu täiuslik, et see on minu ema. Ja teine, kui rääkida nagu professionaalselt, et ma arvan, et see on Helen Sabrak. Aitäh. Aljona, mul on sulle viimane küsimus. Kus sind sõbraks võib lisada? Facebook. Facebookis. Väga hea, me lisame Facebookis 11 sõbraks. Aitäh sulle. Aitäh. Teeme aplausi. Nii, meil on panelistidel üks mikrofon, mille peal nad kaklema hakkavad, aga teeme nii, et Triin, sina saad selle esimesena endale ja Kärt valib uue ohvri sealt. Tere! Tere! Küsimus siis kõigepealt, ma kordan küsimusid ka veel üle. Ja, miks ja mida te teete hariduses? Kas mina alustan? Teeme nii. Tervist, minu nimi on Triin. Mina olen Tallinna Ülikoolis, olen juba vist 6 aastat, pole täna eriti rääkinud, 6 aastat töötanud õpetajakoolitajana, ehk siis olen noorem lektor, õpetan õpetajaid. Mida sina teed? Mina olen Liisa, ma olen 15. lennuosaleja ja mina õpetan Kuristiku gümnaasiumis 2 aastat eesti keelt, kirjandust, õpioskuseid ja olen ka klassijuhataja. Väga, väga põnev. Tere, Liisa! Mis on teie üks huvi või hobi, mis ei ole seotud teie tööga? Ma ei tea, kas teil on siin ruumis eriti hobisid peale töö. Ma arvan, et ma olen väga suur melomaan, ma olen väga suur muusikafanatik. Ma ei suuda elada ilma muusikata, kui ma pean töötama ja ma ei saa muusikat kuulata, siis ma ei saa eriti töötada. Ma olen ka iseennast diagnoosinud ATH ja see aitab mul väga hästi töötada. Aga Liisa, mis on sinu hobi? Iga nädalaselt tegelen koorilauluga, lugemisega ja teen sporti nii palju kui jõuab. Jaa, mul on ka neid hobid tegelikult. Kas te teate, kui oli noored kooli koor, see oli väga tore aeg. Idee. Mõte aiu. Kes on teie eeskuju, kas siis päris maailmast või kuskilt kunstist? Kunstist? Nagu Gandalf on ka kunstist. Mina tegelen tõesti kogu aeg eeskujude otsimisega. Ma eile leidsin just ühe, ma peaksin teda veel guugeldama. Ma ei tea, kas kellelegi ütleb selline nimi nagu Janes Nait midagi. Aha, jaa. Ma tundub, et ta on minu eeskuju, minu järgmine eeskuju. Keegi, kes tegeleb turvatunde kaotanud lastega ja koolitab lapsevanemaid, kes võtavad kasu lapsi. Et mind väga kõnetab selline teema nagu laste turvatunne ja sellest tekkinud frustratsioon ja see, kuidas meie seda siis täiskasvanutena kogema kui trotsi ja halva käitumisena. Et tema on minu uus eeskuju. Aga siit ruumist ma ütlen Triin Noorkõiv.
sest et Triinul on eriline, ma just mõtlesin, täna tulin siia, mõtlesin, et vau, et no siin on ka vist Teibi, kes on selle Noored Kooli algatuse loonud, et ikka väga-väga mõjuvõimas liikumine on see Eesti ühiskonnas. Aga Triinult on õppida seda, kuidas sellise leebe ja sihikindla tilgana niimoodi, mitte jõuga, nagu mina näiteks vahel kipun, niimoodi leebed luua ühiskonnas väga suurt muutust, nii et aga Liisa eeskuju. Liisa. Et ärme anname tähelepanu teistele praegu. Las Triin istub ja teeb tööd seal. Liisa on tähelepanu keskmes praegu. Ma arvan, et elus on kõige suuremaks eeskujuks mul alati olnud minu isa, kellelt ma olen saanud selle töövõime ja kuidagi enesedistsipliini ja lihtsalt väga palju elust olen oma isalt saanud. Ja Noored Kooli teekonnal hariduses on kindlasti kõige enam mind mõjutanud Grete Arro oma põhimõtetega. Ja kus te üksteist sõbraks lisate pärast? Igal pool võib. Mul on ainult Facebook, mul rohkem üle. No Facebookis siis. Okay. Aitäh, teeme aplausi meie kahele tuttavale. Nii, ma järgmisele andsin märku juba. Ta ei uskunud küll, aga tema viga. Tere! Tere! Peab kaugemal hoidma ilmselt. Proovime. Ja, ei, see on nii, mikrofonid on erinevad, erinevas kohas, mõnes peab niimoodi hästi vastu rääkima. Ja, tere, minu nimi on Viivika. Mis sinu nimi on? Minu nimi on Kleeb, tulen Saku gümnaasiumist. Mis teie teete hariduses, on siis esimene küsimus teile? Okei. Tahad sa alustada, sul juba hakkas tulema jutt? Hariduses ma õpin, olen õpilane. No, see ka hea asi, loomulikult me kõik õpime, ma arvan. Mina olen Tartu Tamme koolist, ma olen seal õpetaja, klassijuhataja, õpetan inimeseõpetust, loodusõpetust, käsitööd, geograafiat saan anda, loovtöid juhendan palju ja nii edasi, aga lisaks sellele tahan omamoodi ikka haridusmaastikule panustada haridusmentorina, Kiva koolitajana ja siis ülikoolis viin läbi ka alustava õpetaja tugiprogrammi Tartu Ülikoolis, nii et mitmel rindel proovin panustada. Teine küsimus siis oli selline, et mis on see huvi, mis ei ole seotud sinu töö või õppimisega? Ma võin alustada siin, et mulle meeldib väga tantsida, et tants on teatud mõttes see minu jooga, ehk siis energiavahetus ja mulle väga meeldivad tänavatansud, selline hip-hop, mulle meeldib break, ma oskan friisi teha, kes teab, siis see teab, ja käin ka võistlemas tantsimisega. Nii et on olemas ka selliste täiskasvanute igavesti noored nii-öelda kategooria, kus saab ka ennast läbi tantsu siis teostada ja võistelda, nii Eesti kui välismaal. Aga sul? Mulle endale meeldib sport, tegelen motocrossiga, hetkel ei sõida, põhjuse pärast. Jah, olen tegelenud 4 aastat sellega. Järgmisena tahaksin teada teie eeskujude kohta. Ma mõtlesin, mul oli aega ju niiviisi 2 esinejat oli enne mind, oli aega nagu mõelda, et kas ma oskan niiviisi nimesid välja tuua, aga ma mõtlen, et mul on nagu silmis on mitmed erinevad kolleegid või üldse hariduses töötavad inimesed, keda ma nagu jälgin ja vaatan ja inspireerin. Ja ma arvan, et selles suhtes ka minu, ma ei tea, kas nad nagu eeskujud, aga kindlasti hästi suured õpetajad, ehk siis mulle meeldivad minu õpilased ka. Mulle meeldib neid jälgida, nende lugusid kuulata, kaasa elada ja õppida ka nendelt. Nii et selles suhtes Kandalt mulle ka väga meeldib ja ma üldse seda lugu väga armastan, aga jah, et sellist ja Grete Arro mulle ka, temaga tõesti mõjub väga inspireerivalt ja Kati Aus ka oma uute, nii-öelda, et nad avavad seda uut vaatenurka, mida võiksime järjest rohkem ikkagi hariduselus arvestada. Aga sul? Mul on eeskujuks minu isa, ta on mul ettevõtja ja ta on väga palju rääkinud mulle sellest, nii et mind huvitab see ja tulevikus tahaks ise hakata ettevõtjaks. Väga lahe. Ja kus teie siis üksteist nüüd sõbraks lisate? Ahah, et minul on olemas nii Instagrami konto kui Facebook, aga Snappi tõesti ei ole. Neid storysid me kahjuks omavahel jagama ei saa hakata, aga muud kanalid on täitsa mõeldavad. Siis võib Instagramis. Sobib, siis on Instagram. Aga aitäh sulle. Kohe siin paneeli ajal juba hakata lisama.
ei, me peame keskenduma ja telefonidest eemale hoidma ja peale seda, eks see ole. on tõsi ja võib-olla ta ei nõustu sinu väljaütlemistega paneeli ajal ja lihtsalt ei taha lisada pärast. Tõsi, arvestame ka selle variandiga. Lähme edasi. Kärt on valinud Jah. ohvri. Ma juba enne vaatasin, minu arvates, kui te olete kuskil üritusel ja tahate pildile jääda ja silma jääda, siis kandke erksaid värve. Ja kui tahate ohvrina olla ka. Nii, kas küsimused on juba meelde jäänud? No vaatame, kas on tere. Alustame nimedest ja siis Tere. sellest, mis te hariduses teete. Mina olen Sandra, Svetlana. väga meeldib. Mul on ka pikk nimekiri. Ma töötan Tartu Ülikoolis nooremlektorina, uurin ja õpetan kultuuritundlikku õpetamist, sellist mitmekeelse ja mitmekultuurilise klassiruumi teemat. Ja siis ma töötan avatud koolis progümnaasiumi arendusjuhina ja vastutan 7.–9. klassi eest. Praegu meil on ainult 7, aga nad kasvavad 1. et 9. ka. Ja see on natuke selline õppejuhi töö, mulle tundub tavadefinitsiooni järgi. Mis sina teed? Praegusel hetkel olin Kohtla-Järve Slava põhikooli direktor, aga kogemus mul on siis täiskasvanute koolide osas. Varem, kui ei olnud direktori, kui rohkem aega oli, siis õpetasin õpetajad ise IKT valdkonna teemal. No ja juba rohkem kui 22 aastat töötan koolis või haridusvaldkonnas. Väga äge, ma arvan, et meist saad sõbrad küll. Mis see järgmine küsimus muidu oli? See oli nüüd hobi küsimus või huvi küsimus? Kas sa tahad alustada? Palun. No tegelikult kui aeg on vaba aeg, siis koolijuhil on väga vähe vaba aja, aga siis olen vist, mitte vist, aga kindlal sportlik inimene. Mulle meeldib erinevad sportitegevused. Ma väga hästi ujen, sõidan, tegelesin uluuisuitega, roli ja jalgratas ja nii edasi. Hästi palju asjad, mis ma tegelikult oskan ja kasutan, kui tahan midagi siis liikuda, joksta ja nii edasi. Oleks võinud ise alustada ikkagi, vähem piinlik. See on üks küsimus, mille pärast ma iga kord mõtlen, et ma peaks leidma endale hobi, sest nagu Triin ütles, siis väga ei ole. Ma tahaks, et mu vastus oleks, et ma olen hästi sportlik ja olnud palju teen. Ja tegelikult on mul igav vastus, et mu hobi on reisimine ja nii palju, kui töö võimaldab, mida haridustöö väga palju ei võimalda, siis ma ikkagi püüan reisida. Kes on teie eeskuju, siis kas päris maailmast või kuskilt loomingust? Mina võin alustada, sest mina sellele küsimusele mõtlesime vastuse välja. Mul on hästi palju eeskujusid, ma arvan, et erinevates valdkondades, erinevates teemades on erinevad inimesed, aga viimastel nädalatel ma mõtlen palju Kadri peale, kes istub ka siin. Sellepärast, et Kadri on minu eeskuju selles osas, et kuidas seada piire ja jääda ise endale truuks. Ja ma arvan, et see on see eeskuju, mida ma viimastel nädalatel kõige rohkem vajanud olen. Nii et ma olen su peale väga palju mõelnud ja nii äge on siin näha, täiesti kogemata. No mul on väga tavaline vastus, nii nagu oli juba ja kordan, et minu isa on minule eeskuju. Ja selles mõttes, tavaliselt oleks tore ja mina emana tahan ka oma 2 lastele eeskujuna olla, aga siis minu isa on pool oma elust on inimene, kes saab liikuda ainult ratastooliga ja kuidas olla selle inimesena, kui ükskõik mis elu seisukohal ja murede kohal on humoriga, meelepäärsusega ja nii võimega tegutseb elus, et olla aktiivse inimesena, selle inimesena, mis olla igal poolt erinevatele inimestele eeskujuna ja oma lastele tahan ka sama eeskujuna olla. Nii ilus vastus, aitäh. Ja kus te üksteist sõbraks lisate nüüd? Siis ma töötan koolis ja mul on erinevad kanalid. Facebook, Instagram, Snap, niisugune saab leida. Ma pean olema, igale on vastuvõetav ja selles mõttes leitav. No mul on sama, et ma ikkagi hoian õpilastel mitmekülgselt silma peal. Nii et küll me leiame selle viisi, siis ma saan aru, et valikuid on Instagram või Facebook on ilmselt kõige lihtsam. Usun küll. Aitäh. Ja kuna publikul on ka kõikide panelistide nimed siin ekraani peal ees, kui ma ei eksi, siis saate ka juba kohe selle nime kirja panna, et ma tahan neid uusi kontakte siin luua. Nii, me oleme jõudnud järgmise ohvrini siinpool ja kas ka sealt on ohver leitud? Tere. Tere.
tere! samuti siis lühidalt, mis teie teete hariduses? Ma olen Joosep, töötan Noored Kooli tiimis ja ühtlasi olen Tallinna Ülikoolis doktorant. Mina olen Agne, ma töötan Pelgulinna riigigümnaasiumis juhtõpetajana, loon kooli. Aitäh! Järgmine küsimus, mis on siis teie huvi või hobi, mida te õhtul salaja teete siis, kui tööaeg on läbi ja siis kardinid ette tõmbate ja see ei ole üldse seotud enam teie tööga? Vaatame, kui hästi me teineteist tunneme, äkki ma räägin sinu hobidest. Agne loeb mega palju raamatuid, Kuudrid, siis me oleme juba sõbrad, võite ka teda jälgida seal. Ja ma arvan, et jalgpalli armastad ka endiselt. Kindlasti. Ma arvan, et sulle ka võib-olla äkki meeldib natuke jalgpall. Ja siis hobina, millegipärast ma kujutan ette, et sa hobina ikkagi loed neid mingisuguseid hariduse eposeid, sest sa ei suuda tööd ja eraelu lahus hoida. Ja mul on seljakotis ka üks praegu, sul on õigus. Ja. No mul on suht sama tegelikult, Indrakult laenasin. Kes on siis eeskujud? Nüüd räägime enda eest äkki. Räägime nüüd enda eest igaks üks, jah. Viimasel ajal uuesti ma olen mõelnud eeskujudena enda perekonna peale ja ka vanavanemate peale. Ja mis võib-olla kõige põnevam, et neid inimesi näed nagu hästi lähedalt, ka hästi rasketel hetkedel ja näed ka nende selliseid nõrku kohti, kui nii võib nimetada, et siis ma ei tea, see on kuidagi olnud hästi õpetlik enda kohta ka, kui endal on näiteks mõned rasked hetked. Ja, no minul ka ilmselt eeskujud võib-olla pigem natuke muutuvad, sest palju huvitavaid inimesi. Ma arvan, et ma praegu ütleksin minu eelmiselt töökohalt Põltsamaalt Maris Orav, kes oli seal minu parim sõber. See on inimene, kes ta nagu jaksas hea olla. Täitsa uskumatu. Mina kogu aeg ei jaksa. Ta jaksas hea olla, ta olid nagu super vinged lapsed kasvatatud, ka isiklikud, lisaks nendele, keda me seal koos kasvatasime. Et tõesti, minu jaoks see on väga suur eeskuju, kui keegi jaksab olla hea ja väga stabiilselt. Me juba oleme sõbrad vist, mul suht tunne, et igal pool. Kas sul on Insta on? See on üks hästi hoitud saladus, aga nüüd kõik saavad selle teada. Mul on Instagrami konto ja te võite mind lisada sõbraks. Sokid ja sandaalid on selle konto nimi. Ja, no me teeme ära. Aitäh, teeme jällegi aplausi. Aitäh. Meil vahepeal jäi ka paar aplausi vahele, nii et see oli ka eelmistele kõnelejatele. Mõtlesin, et need inimesed, kes siin kõrval istuvad, mõtlevad, et nad pääsevad, nad isegi taganevad, mõtlevad, et ma möödun neist, aga nad eksivad. Nii, meie kiusav mikrofon jõudis sinna poole ja nüüd on siis jällegi speed dating meie viimase panelisti ja külalise vahel. Esimene küsimus mõlemale siis lühidalt on see, et tutvustada ennast nimega ja mida teie teete hariduse valdkonnas? Tere Liina, mina olen Ave. Töötan Haridus-Teadusministeeriumis, olen siis üldhariduspoliitika osakonnas ja kaasava hariduse valdkonna peaekspert. Mina olen Liina ja tahan saada haridusvaldkonna doktorandiks. Aitäh! Järgmine küsimus oli, et mis on teie üks huvi või hobi, mis ei ole seotud tööga? Et saaksime ikkagi tõestada siin ära, et meil õpetajatel ja haridustegelastel on ka oma elu olemas. Ma vist natuke tean, midagi meid seob ka, et vist on vesi. Et tegelikult mina väga armastan mere peal igasuguseid tegevusi, eriti supitamine ja siis sellised pikamaad sõidud, kuna meil on sõpradega selline alus, siis me käime erinevates maades. Viimane sõit oli meil Gotlandile, minna väikeselt poolsaarelt Gotlandile. Et see on see, mis mind inspireerib ja meeldib siin ka väike reisimine. No võt, mina just seda absoluutselt ei armasta. Et ma eriliselt ei taru väikeste laevadega sõitu. Ma jään lihtsalt absoluutselt kohe merehaigeks, mul piisab isegi kiikumisest, et jääda merehaigeks, aga ma armastan järvi ja ma armastan järvedes ujumist ja eriti mõnus on, kui järvevesi on juba jahe ja absoluutselt ideaalne situatsioon on, kui saad suitsusaunast minna külma järve. See on maailma kõige parem selline füüsiline nauding. Aga jah, laevadega ma ei armasta sõita.
järgmine küsimus on selline, et kes on teie eeskuju? Tükk aega mõtlesin seda, ja mõtlesin, et eks selles mõttes ongi, et oleneb ajast ja elust, eluetapist, aga ma jõuan ikkagi ringiga selle, et tegelikult minu kõige esimene eeskuju oli minu esimene õpetaja koolis, kes mind tookord kooli vastu võttis, sest ma väga palju kartsin kooli minna, sest kuidagi tahtsin nagu seda lapsepõlve venitada rohkemaks ja see, kuidas tegelikult õpetaja minuga igapäevaselt toimetas, märkas ja toetas, ma arvan, et see on see, mis on mind nagu täna terviklikult edasi kandnud. Jah, siin on küll sarnasus, et mul on ka palju eeskujusid ja kindlasti üks suurimaid eeskujusid on minu põhikooliaegne klassijuhataja, kes, ma arvan, oli esimene inimene, kes väljendas usku minusse ja minu võimetesse. Ja ma tõesti põhikoolis olin selline 3+ hall hiireke ja ma arvasin, et mitte keegi mind ei märka, aga siis meisterõpetaja, kes oli kirjutanud ka meie geograafia õpiku, märkas mind ja uskus minusse. Ja mul on väga hea meel, et enne tema lahkumist ma sain tal kätt suruda, teda kallistada ja tänada selle eest, et ta seda tegi. Siis umbes samal ajal oli minu suur eeskuju kirjanik Exupéry ja mitte Väikese printsi pärast. See on nagu elementaarne, aga ma lugesin kõik tema paksud romaanid, näiteks Öine lend ka läbi ja see mõjutas mind puberteedieas hästi palju. Aga nii nagu sa ütlesid, siis eeskujud on erinevatel aegadel erinevad ja praegu elan ma väga nagu igapäevaselt kaasa oma 89-aastasele vanaemale, kelle juures ma olen ka elanud ja kes on mulle ka tõesti, mitte et mul ei oleks ema, mul on ka väga hea ema, aga ta on olnud mulle ka ema eest ja nähes, kui raske tal on ja kuidas ta ikkagi on nii positiivne, siis mulle tundub ka, et kõik minu väikesed mured on väga väikesed võrreldes minu mammaga. Ja viimane küsimus oli see, et kui te veel ei ole ennast kuskil sõbraks lisanud, siis kus keskkonnas te nüüd üksteist ennast sõbraks lisate? Valikud on Snapchat, Rate, Orkut ja Instagram. Tinder. Mina olen väga vanaaegne inimene, et mul on Facebook ja alles hiljuti muutsin nagu aktiivseks ka oma Instagrami konto ja see on selline uus maailm, millega ma tutvun. Aga jah, Facebook ja Instagram on need, kus saab minu tegemisi jälgida. Ja mul on täpselt samad kanalid, kunagi on olnud ka Orkut ja Rate ja kõik, et aga need vist on juba ära kinni pandud, nii et sealt liituda ei saa. Aga ma arvan, et vist Facebook on see, kus me saame liituda. Vanad inimesed ikkagi. Aitäh! Nüüd toome selle mikrofoni siia tagasi panelistidele, me saame tegelikult nüüd päriselt sisuga pihta hakata. Teeme aplausiga. Teeme näiteks nii, et teie kaks jagate seda ühte, teil on seal veel väike vahe vahel ja teie jagate 3 peale seda teist mikrofoni. See on täitsa tahtlik, et meil ei ole viite, et tüli tekitada. See on iga hea paneeli alus. Nii, ma üritasin nii kaua edasi lükata seda sisulise osa juurde minekut kui võimalik, sest Noored Kooli lähenes mulle küsis, et kas tahaksid juhtida paneeli teemal, kuidas saavutada maailma rahu. Ja siis ma ütlesin, et ei, kas teil on midagi lihtsamat. Ja pakuti vastu, kuidas lahendada hariduslikku ebavõrdsust. Ja siis, kui ma ütlesin, ma ikkagi tahaks maailma rahu kohta teha, siis nad ütlesid, et on juba läinud. See tuleb täna hiljem. Ehk siis meil on äärmiselt suur ja äärmiselt keeruline teema, millesse me hüppame pea ees sisse, aga mul on äärmiselt hea meel samuti ka selle üle, et meil kõigil on väga palju arvamusi selle kohta, mida see kõik tähendab. Oleme tuttavaks saanud ja siis saame sellega pihta hakata. Ma tahaks kõigepealt küsida Joosepilt küsimuse, sellepärast, et Joosep oli see, kes käest kinni võttis minust kui suvalisel magistrandil kinni ja vedas mind Noored Kooli programmi. Ja sina oled siis nüüd endiselt Noored Kooli sees, sinu ja teiste koostöös on pandud plakatid linnas ülesse, mis räägivad hariduslikust ebavõrdsusest ja minu jaoks jääb see natuke ebaselgeks, et kas see on tõesti nii suur nagu maailma rahu ja kui see on nii suur, siis miks me sellest räägime, kas see võiks olla konkreetsem see probleem. Nii et viskan selle raske palli sulle, mis siis ikkagi see probleem on? No probleem on selles, et õpilaste tulemused siis haridussüsteemis, aga natuke laiemalt ka siis ühiskonnas tervikuna
ja mõnede õpilaste siis kehvemad tulemused on selgitatavad nende asjade poolt, mida nad ise mõjutada ei saa. Ehk siis olgu selleks nende vanemate haridustase või üldisemalt sotsiaalmajanduslik taust, olgu selleks nende kodune keel, teatud aspektides ka nende sugu või mingisugune muu neist sõltumatu asi, elavad nad maal või linnas või millises piirkonnas nad elavad. Et see mõjutab nende haridusteed ja niimoodi me näeme seda, kui me vaatame sellist üldandmestikku. Et loomulikult meil on vastupidiseid näiteid ja me ise teame inimesi, kes tulevad maalt ja jõuavad kõrghariduseni ja kes on poisid, aga oskavad lugeda. Aga sellegipoolest sellel on nagu vähemalt kahte sorti siis tagajärjed. Ühed on ühiskondlikud tagajärjed, et meil tekivad mingisugused grupid inimestest, kes jäävad madalama haridustasemega, siis on neil ka kehvemad väljavaated tööelus, kehvemad tervisenäitajad, nad on raskem luua suhteid, väiksem osalus kodanikuühiskonnas ja see mõjutab meid kõiki, eks? Et ka meid, kes me siin oleme kõrgharidusega ja sellele pinnale välja jõudnud, et ka meid mõjutab see ja teisalt siis see individuaalne tasand, et tõesti iga laps on oluline, iga laps väärib väga head haridust ja praegu on nagu mingisugused asjad, mis temast ei sõltu, aga mis niimoodi, andmed näitavad, et seavad talle piirid ette. Ja et see on hästi oluline teema, vähemalt sama oluline kui maailma rahu. Ja. Ma kohe haaraksin nüüd kinni ja provotseeriks natuke, ma ei tea, kes see järgmine ohver võiks olla, aga ma tunnen, et mainis ka, me oleme siin enamus kõrgharitud, meil on vedanud, meil on läinud hästi, me oleme selle ebavõrdsuse paremal poolel ja nüüd oma privilegeeritud keskkonnas üritame siis lahendada probleemi. Et kas ei ole natukene silmakirjalik, et me siin nii-öelda oma suure vedamise ja privileegiga hakkame lahendama probleeme, mida me ise kogenud ei ole. Ma viskaks selle küsimuse näiteks kohe siia kõrvale. Ja see silmakirjalikkus on hea küsimus selles mõttes, et mul on endal hästi suur allergia alati olnud sükeste rääkivate peadeürituste suhtes. Ma ei ole kunagi käinud arvamusfestivalil, mulle tundub, et sellest muutub hirmus vähe. Et tuleme, räägime, arutame, muudame maailma, siis lähme ajame oma asja edasi ja midagi muutub. Praegu ma nii ei arva siin. Nendel näitajatel kõigil, mis sa siin üles lugesid, sotsiaalmajanduslik taust ja kust ta tuleb ja nii edasi, on reeglina üks tunnus, mis neid seob, on see, et see laps ei ole tõenäoliselt saanud hästi harjutada eneseregulatsiooni sellest keskkonnast, kust ta tuleb. Ta näebki välja selline, nagu ma enne mainisin, frustreeritud, trotslik. Ja nüüd üks asi, mis siin nagu mängu tuleb, üks väga lihtne asi, mis me kõik teha saame selle suhtes ja paljud teemegi, on see, et lihtsalt mitte võtta seda isiklikult. Sest et, mida ma näen näiteks õpetajakoolitajana, väga hea näide. Ma hästi palju tegelen selliste teemadega nagu käitumine ja klassi juhtimine ja see ongi mu lemmikteema, et keerulised lapsed on lemmikteema. Aga ütleme nii, et loengus on ka üliõpilased hästi sageli ikkagi nagu hästi soojad, leplikud, hoolivad, aktsepteerivad. Ja nüüd, kui see päris elu tuleb ja see trotslik laps on, sa seisad silmitsi seal klassis selle trotsliku lapsega ja sulle tundub, et ta meelega käitub sinu vastu ja hästitab teisi ka üles. Et võt see on nüüd see sõlmkoht, et kus mitte võtta seda isiklikult. Ja väga sageli löövadki need tunded üle pea ja kõik on unustatud. Kõik, sellepärast, et emotsioon on tugevam kui ratsionaalsus või ütleme, meie emotsionaalne reaktsioon juhib sellises olukorras, mitte see kaine mõtlemine. Et need ongi, need samad lapsed ongi need, kes on selles väljalangemise ohus, et kuidas nüüd, et noored koolil on väga hästi, teil on kogukond, see on super, et tuleme kokku, nutame, ventileerime ja lähme tagasi ja otsime neid võimalusi. Et see ei ole minu jaoks silmakirjalik siin praegu, et tegelikult see on nii lihtne asi, mida saab teha, mitte võtta isiklikult. Ma tundsin, et üks asi, mis sa välja ei toonud selle, mis põhjustab hariduslikku sellist ebavõrdsust,
oli see, et koolid, lisaks sellele, et koolid on erinevad, siis ka koolides õpetajad on nii erinevad. Ja olles ise koolisüsteemis sees, ma näen, et väga palju sõltub, millise käe alt millise õpetaja käe alt õpilased tulevad. Mina annan 2.–3. kooliaste peamiselt tunde. Ma saan aru juba klassijuhataja nii-öelda õpetaja käekirja põhjal, millisena nad minu juurde tulevad ja kui palju neil on õpetatud ka sellist nagu eneseregulatsiooni kuidagi, kas neil on nii-öelda kinnistunud mõtlemisviisiga õpetaja olnud, kes on surunud, sa näed, et klassis ei julge keegi oma arvamust öelda, on paar liidrit, keda on toetatud ja ülejäänud, keda on nii-öelda maha tõmmatud või on need, kes on harjunud rääkima. Ja mina näen ise olles õpetajana, et me oleme kõik nii erinevad seal koolisüsteemis sees, aga mõni klass ei pruugigi sattuda õpetaja alla, kes juhib tähelepanu sellisele eesmärgistamisele, eneseregulatsioonile ja mõned klassid jälle saavad, et mina näen, et ka see on üks ebavõrdsuse põhjus, et on koolides õpetajad, kes ei ole valmis veel praegu, võib-olla eneseregulatsiooniga neil endilgi on probleeme tegelikult ja siis oma viha ja oma tunnetega hakkama saamine, see kanaliseeritakse õpilaste peale ja tekib sellised vastastikku sellised trotslik käitumine, mis võib põhikooli lõpuni minna ja mis võib mõjutada ka edasisi valikuid gümnaasiumi, kutsekooli või tööle minemise osas. Mina tahaks, ma kohe tulen selle mõtte juurde, kas ma hästi nõustun sellega, mis sa õpetajate kohta rääkisid, aga see silmakirjalikkuse küsimus jäi mind hullult painama. Sest ma arvan, et ühelt poolt ongi, me ühiskonnana ei anna sõna nendele, kes on ohvrid või kes nagu on selle probleemi kese, on ju. Vahet ei ole, millest me räägime, on see rassism, seksism, hariduslik ebavõrdsus, mis iganes, siis ohver on üldiselt see, kes saab kõige vähem sõna. Küll, aga teine pool on ju see, et see, kes on privilegeeritud olukorras, on see, kes peab võtma sõna ja lõpuks seisma ka selle nii-öelda vähemuse eest, on ju. Et ma arvan, et selles suhtes on, et see ei ole silmakirjalik, see on ülivajalik seda teha. Küll, aga see ongi see, et siin on see õpetaja inimfaktor, ma arvan, miks me seda ju teeme, sest see inimfaktor on täna koolides see, mis kõige rohkem õpilast mõjutab. Tema edu mõjutab, tema edasisi väljavaateid mõjutab, tema mõtteviisi mõjutab, uskumusi ja nii edasi. Ja kui see inimfaktor on väga tugev, siis juhtubki nii, et sulle tulevad 6. klassi üks klassitäis lapsi, kellega sa lähed hullult ägedalt edasi, sul on mõnus, sul on tore ja siis sul on 2. klassitäis lapsi, kellega sa tunned, et sa pead hakkama kuskilt täiesti teisest kohast tulema. Et ja meie roll on seda inimfaktorit, ma arvan, vähendada ja sellepärast ongi rääkivate pead üritused ilmselt aeg-ajalt põhjendatud. Oli tore süntees, jah? Korra võib-olla toon täienduse juurde selle vaate, et võib-olla see oli meie kodaniku kohustus ka, et kui me täna räägime selle silmakirjalikkuse poolest ja siin seesama, et kus jookseb see piir, eks ju, et mitte võtta isiklikult, on ju. Siis teine pool on kindlasti see, et mis on meie kohus, et see tõid ilusasti välja, vist võib sinatada, eks ju, et tõid ilusasti välja selle sama inimfaktori teema. See õigeaegne märkamine, sest tegelikult see nõrgem pool, kes on, võib-olla tema ei saagi aru, et temal on probleem. Ja võt see nüüd, kes sellest saab aru, siis tegelikult on oluline, et me mõnikord võtame selle, et ahah, see on probleem, aga me ei tee selleks nagu midagi. Siis see meie enda sees olev märkamine ühiskonna selline kohustus on see, et me ei jäta seda ka hädasolijad sinna seisma, vaid et me tegeleme. Me ei pea seda ise oskama, aga me leiame need head kanalid või need suunad, kus me siis seda saame suunata või kuidas me saame sealt kaasata. Et selles mõttes on need teemad hästi olulised ja minu arvates õpetajal, kui siin inimfaktorina tuua välja just selle õpetaja märkamise pool, et koolis, siis ma arvangi, et võib-olla mõnikord on õpetajal ka sellel väike hirmu teema, et kuidas ma tulen sellega saan hakkama, kas ma oskan seda toetada, vaid võib-olla siin ma kutsun rohkem üles, sellepärast et koolis töötab väga palju erinevaid spetsialiste, kes on saanud oma ettevalmistuse, siis tegelikult ongi see, et nendes probleemides ei pea olema üksinda, vaid tegelikult minu kõige suurem väljakutse on see, et ma kaasan ja ma ei jäta seda märkamata ega sekkumata. Jaa, sekundeerin. Et üks selline, mul jäi silma selles dokumendis, et üks faktor on koolide erisus, et siin kindlasti on koolijuhte palju, eks ju, et väga suur mõju on koolikultuuril ja sellel näiteks üks faktor on see, et kuidas koolis väärtustatakse erisust, et kas selles koolikultuuris, nii õpetajate seas, õpilaste seas, risti-rasti, on erisus kui selline miski, mis rikastab või miski, mis on taunitud. Ja pluss teine asi, jällegi,
meil on väga ilus aine ülikoolis. Selle aine nimi muutus, nimi on nüüd kaasava hariduse rakendamine koolis. Ja ma eile lugesin tudengite analüüse selle aine raames ja nad teevad seal tegevusuuringut, ühesõnaga nad peavad aitama kas siis õpilaste gruppi või õpilast ja sealt oli nii südantsoojendav lugeda, et kuidas nad nagu kogesid seda, et ma tõesti nägin nüüd seda õpilast esimest korda. Ma olen teda 4 aastat õpetanud, aga nüüd esimest korda mõistsin seda, et vahel ei piisa lihtsalt sellest, et sa selle õpilasega koos seal klassis oled. Vahel on vaja minna veel sügavamale ja näiteks võtta sellise uuriva professionaali hoiak, teha tegevusuuring ja siis nagu kogeda. Aga jällegi, see on esimesel aastal, teisel aastal õpetajakoolituse üliõpilased, üldse neid üldaineid ei olegi neil, on ainult didaktika ja praktika ja siis nad lähevad kooli. Ja nüüd on mitu küsimust, et kui palju nüüd selle olemasoleva kooli kultuuri ja mõttemaailm mõjutab seda, kuidas see noor õpetaja näeb neid oma, ma ei tea, keerukaid väljakutseid seal koolis, et mida õpetajate toas räägitakse, see on jätkuvalt teema. Teine, kuidas teda seal koolis toetatakse, et kas ta saab tuge ja nii edasi, et kas ta on üksi seal või on tal nii-öelda tiim. Ja kolmas on see, et mille peale alati tasub mõelda, et mis minu meelest teeb õpetajakoolituse kohutavalt keeruliseks, on see, et me küll, seda on isegi uuritud Eestis, et me küll võime läbida täiendkoolituse, aga väga suurt rolli ikkagi edaspidi mängib see, mis on meile kinnistunud automaatselt juba lapsepõlvest. Me nii palju jäljendame seda, mida me oma koolis nägime, lihtsalt mõtlematult, et õpetajana peame alati kuidagi ülimalt nagu teadlikud olema selles oma metakognitsioonis, et kuidas me mida teeme, et meil läheks tagasi. Et jube palju peab endaga tööd tegema, et need võistlevaid neid selliseid uskumusi ja väärtusi on hästi palju. Ma kohe paneks siis vahele nüüd sellise fookuse küsimuse, et siin enne tuli teemaks, et kas rääkivad pead on, et mida me tahame saavutada siin selle, kuhu me tahame jõuda. Enne seda paneeli ka kohvilaua taga küsisin mõningatelt inimestelt siin ruumis, et mis teie tahate sellest paneelist saada. Ja kui ma pakkusin välja ka ideed, kas me võiks jõuda sinna, et igal ühel meist on näiteks 3 konkreetset tegevust täna, smart eesmärki kohe, mida hakata tegema, siis ühelt poolt tuli see, et jaa, see oleks väga äge, et ongi nagu päris väljund sel paneelil. Ja samas tuli ka tagasisidet, et see on väga vale lähenemine. Meil on siin väga palju õpetajaid, kellest üsna paljud arvavad, et nad on ka ülekoormusel õpetaja. Mina tunnen, et ma olen üks nendest. Et kas siis on vaja seda veel lisakoormust, et jah, sa teed juba koolis endast maksimumi, aga nüüd sa pead veel tegelema seda ja veel märkama seda. Ehk siis mu küsimus on nüüd ka kohe Viivikale, et kelle vastutus see siis on? Kas see on meie kõigi vastutus tegeleda selle maailma rahu probleemiga? No võt, nüüd mina ju mõtlen, et mina küll tunnen, et see on minu vastutada kindlasti, sest kas ma saan öelda, et jaa, kõigi teie, siis ma arvan, et see on nii tugevalt isiksusest või tema väärtushinnangutest tulenev, et minu jaoks on see oluline. Ma ei saa öelda, et kõik peavad samamoodi seda oluliseks pidama. Mina tahan sellesse panustada, sellepärast, et ma õudselt armastan õpilasi, ma õudselt armastan oma tööd. Et jah, ja ma leian, et kui igaüks meist natukenegi panustab, siis on hea. Aga kui ma nüüd lähen niiviisi oma kooli konteksti ja mõtlen, et kas mul õnnestuks seda sama mõtlemisviisi või pisikud nagu kõigile niimoodi külvata, et kõigil silm säraks selle peale, siis tõenäoliselt ei õnnestu. Ongi, mis iganes varasemad mustrid sealt tulevad, et ma toon ka näite, et meil on Kiva kool ja ma olen ise ka Kiva tiimi juht ja olen Kiva koolitaja. See aitab ja toetab õpilast ka niiviisi eneseregulatsiooni ja mõistmise selles suunas. Ja tegelikult on tulemus, et on õpetajad, kes teevad neid Kiva tunde ja on õpetajad, kes ei tee. Ja minul ei ole sealt, ma ei saa minna ja öelda, kuule, see on nii oluline, mõtleme ühtemoodi või sarnaselt või oleme samas inforuumis. Et see on ikka nii palju isiksuses kinni. Mina tean, et mina panustan sellesse. Aga jah, et öelda, et teie ka kõik palun, et siis see peab ikka hästi seest poolt tulema, see tunne. Et kas see teema on oluline või on oluline ainekava läbi saada, punkt, tööviikõpik on oluline ikkagi õppeaasta lõpuks läbi võtta. Ja see on minu eneseteostusviis, eks ju, seda võib ka niiviisi vaadata. Minu jaoks on muu. Protsess on oluline, see kulgemine on oluline ja see, kas õpik ja tööviik on seal olemas toetavad, aga ei ole kohustuslikud. Aga see on jah, ma näen, et juba koolikeskkonnas on niivõrd erinevad lähenemised sellele küsimusele ja olulisusele ka, selle teema olulisusele. Joosep.
Jaa, me kohvilaua taga juba rääkisime sellest, et ühelt poolt täiesti nõus, me kõik saame midagi ära teha, jah, ja üldse ei taha, ma ei pea seda ebaoluliseks, et tõepoolest see, kuidas sa toetad õpilaste sotsiaal-emotsionaalseid oskusi seal tunnis, õpipädevust, see, millised uskumused sul on õpilaste suhtes ja millised uskumused neil siis kujunevad sinu klassiruumis, et loomulikult see on miski, mida me kõik saame teha. Ja samas see on süsteemne probleem, seega see lahendus saab tulla ikkagi ka seda süsteemi muutes ja siin ka me saame asju ära teha, aga võib-olla me ei saa neid teha siis selles konkreetses ainetunnis, aga me oleme kõik kodanikud, me oleme kõik, osaleme poliitikas ühel või teisel määral, me kõik saame kujundada tegelikult hariduspoliitikat ja ka selle rakendamist, et me saame mõjutada oma kolleege, me saame mõjutada lapsevanemaid, et ma arvan, et mis nagu siin, kus me olemegi hariduse eestvedajate arenguprogrammi haridustormil, jah, ehk siis mõtleme, et mis on need asjad, mida me saame teha, aga mis saavad ka mõjutada siis kuidagi laiemalt siis neid protsesse, mingisuguseid kooslusi, organisatsioone, poliitikaid ja nii edasi, et minu soovitused läheks sinna poole. Ehk siis veel provotseerivamalt uuesti, et siis see privilegeeritud punt ületöötanud inimesi, nende ülesanne on siis lahendada see äärmiselt suur probleem maailmas. Ma vaidleks. Jah, silmakirjalikkuse kohta ma tahtsin küll öelda, et me oleme seni silmakirjalikud, kuni me just ei räägi siin laval sellel teemal. Et me oleme seni silmakirjalikud, kuni me oleme ise kas olnud kohe nii privilegeeritud positsioonis, et me ei märkagi, et teised ei ole selles, või siis ka siis, kui me oleme ise sellest suutnud kuidagi välja ujuda, et meil on selline ellujääja bias ja me arvame, et kõik teised, kes ei ujunud välja, et nemad ongi lollid ja väärtusetud. Et siis me oleme silmakirjalikud, aga nüüd, kui me oleme juba siin laval ja sellest räägime, et siis me ei ole silmakirjalikud, siis me teeme õiget asja. Mina tahaks lohutada sind, et ei pea nagu veel palju asju tegema, et sa tõenäoliselt sa juba teed seda ja see miinimumprogramm, kas siin on veel keegi käsi püsti, kellel on olnud isiklik näide selline, nagu Liina ütles, et üks õpetaja märkas. Vot. Et see ongi see miinimumprogramm, et see üks õpetaja. Ja see muudab hästi palju, et selle noore jaoks on ma päriselt olemas ja keegi usub minusse. See tõesti nagu supervõimega, võime annab sellele õpilasele või supervõime selle õpetaja poolt. Igatahes mäletan ise minu jaoks üks kõige südant lõhestavamaid hetki, mis mul oli õpetajana koolis, oli see, oli õpilase pilk, kes oli 6. klassi jõudnud nähtamatuna. Ja siis see pilk, see täis uskumat, päriselt ma olen olemas, kas tõesti näed mind siin praegu, et see selline segadus tema silmis ja see selline rõõm ja julgus, mis tal hakkas tekkima, kui ta tundus, et kui ta sai aru, et tema on ka märgatud. Tuli ka ükskord üks inimene juurde hakkas nutma, et mul on täpselt sama lugu, et võt see sama õpetaja tuli ja märkas mind, et tänu sellele ma olen täna siin, et see on tegelikult nii väike panus. Ma arvan, et need, kes siin ruumis on, tõenäoliselt seda teevad, seepärast ma ütlekski, et ma lihtsalt lohutaks teid, et te teete juba nii palju. Ei pea üle töötama. Mina tuleks ka oma mätta otsast ja sama mätta otsast, ma arvan, mis Triin tuleb. Et ühelt poolt ongi, iga inimene saab midagi ära teha ja ma arvan, et Noored kooliprogrammis juba tehaksegi väga palju ja et see probleemi kese tegelikult ei ole ju siin ruumis. Et see probleemi kese on kuskil mujal ja nüüd on küsimus, et kas ja kui palju meie saame seda minna ja muuta. Palju on süsteemi probleeme, kus sa üksikisikul on võib-olla vähe võimalust ära teha, aga ma arvan, et mis meil on õpetaja koolitus, kus mina näen, et on väga palju neid süsteemi vigu, mis natuke taastoodavad seda hariduslikku ebavõrdsust. Et juba see, mida me õpetaja koolitusel edasi anname, kuidas me neid ette valmistame õpetajaid selleks, et olla seal klassiruumis, et meil ikkagi täna läheb väga suur ainealastele teadmistele, et õpetajad oleksid oma aine eksperdid, mis on väga oluline, aga samal ajal meie õpetajad ei tule toime mitmekeelses või mitmekultuurilises klassiruumis, mis on iga Eesti kooli reaalsus. Nad ei tule toime õpilastega, kellel on nõrgad eneseregulatsiooni oskused, nad ei tule toime õpioskuste arendamisega. Nendega, mis lõpuks tegelikult seda teemat taastoodavad.
et mingite asjade puhul tuleb astuda nagu 10 sammu tagasi, et seda asja hakata lahendama. Pluss mul on üks üli ebapopulaarne arvamus, aga õnneks ma lähen täpselt kell 1 ära. Ja see on see, et kui ma õpetajaid koolitan, kas tegevõpetajaid või alustavaid õpetajaid või tudengeid, siis number 1 asi on see, et õpetajad on üle töötanud ja miks ma pean veel võtma arvesse seda, et mul on lapsed erineva tasemega. Mul on matemaatika ja selgeks õpetaja, nii on. Ja minu arvamus on see, et õpetajad ise toodavad endale ülekoormust tihtipeale, sest et tähelepanu pööratakse asjadele, mis tegelikult ei ole olulised ja tähelepanuta jäävad need asjad, mis päriselt muudavad maailma, nagu see, et ma ütlen ühele lapsele, et issand kui äge, et sa täna kooli tulid. Väga huvitaks ka haridusministeeriumi vaatevinkel sellel samal, et kelle ülesanne siin on ja natuke läbinud seda, et see positiivne sõnum, et kõik juba toimib, te ei pea midagi rohkem tegema, paneel on läbi, aga teine on jällegi see, et kõik saame teha rohkem, vaatamata sellele, mis me juba teeme. Et kuidas ministeerium sellele vaatab? Siin nõustun kõikide eelkõnelejatega, võib-olla seesama, et mida te igapäevaselt teete juba kindlalt on see, et seesama õpilase kuulamine ja õpilase jaoks olemas olemine. Et minu arvates see on juba üks suur võti. Et kui õpilane teab, et õpetaja käest saan küsida, kui mul on probleem, ma saan minna õpetajaga rääkima, on minu arvates üks väga suur eduvõti. Ja töökoormuse osas, jah, ma olen ka nõus, et kindlasti saab alati seda üle vaadata ja siin kaasates ka oma koolijuhti. Ja nii nagu me eelnevalt oleme öelnud, eks siinsama on ka see organisatsiooni taust ja organisatsiooni lähenemine, et ega mul siin rohkem nagu juurde lisada ei ole, pigem just sellest, et me oleme olemas ja see, et õpilasel oleks see julgus tulla oma õpetaja juurde, siis tegelikult sellega on juba oma suur töö tehtud. Mina tahtsin siia lisada sellise asja, et ülikoolis ei õpetata klassijuhatajaks olemist. Ma usun, et teist on ka üsna paljud on klassijuhataja rollis ja üldjoontes minu meelest pigem põlevad läbi need, kes on nii aineõpetajad kui klassijuhatajad. Kui oled ainult aineõpetaja, siis sul on lihtsam nii-öelda klapid panna, et ma tegelen ainult oma tunnis, vahetunnis ma isegi ei vaata ja mul on nii-öelda lihtsam ennast säästa. Aga kui klassijuhatajana sa pead olema kogu aeg valmis reageerima, neid erinevaid lugusid kuulama, mis sealt kodudest kaasa tuleb ja last toetama. Ja vot see on asi, mis ma ei arva, et nüüd lahendus on, et ülikoolis on ükskõik mis erialal sa oled, et sul on see klassijuhataja õppemoodul ka, aga võib-olla see on üks variantidest. Sest selleks ülikool mind ette ei valmista. Mina olen ka karjääripööraja, ma olen õppinud muud asja, töötanud erasektoris, läinud uuesti ülikooli ja tulnud siis nii-öelda inimesena, kellele juba on lapsed ja koolilapsed olid tollel hetkel, ehk siis mul oli elukogemus. Mul oli see inimlik pool, mida ma sain, mitte inimlik, kõigil on inimlik pool, aga ütleme, see elukogemus oli juba, mis võimaldas mõista, et ei ole must-valge asjad, vaid tegelikult on väga palju erinevaid värvitoone. Ja see annab nagu tunda, et kuidas, et kas sa oled, ma võin aineõpetaja ka olla ja minus on see klassijuhataja ainest, ehk siis ma märkan ja ma tegelen edasi, aga just nimelt, et klassijuhataja seda koormust enne, kui sa klassi pole saanud, sa ei kujutagi ette, mis siis hakkab olema. Need vabad tunnid, kus sa arvad, et sa tegeled millegi muuga, tegeled sa ikkagi oma klassiteemadega ja siis, kui sa päev läbi hakkad tegelema nende muude tundide ettevalmistamisega, mis on, ja see on see, mis kärsatab. Et see on see, miks meeletult suur koormus on ja mina näengi siin, et klassijuhatajatele peaks ka olema eraldi nagu kuidagi fookus, et kuidas nad märkaksid, kuidas nad jõuavad õpilasteni, see on meeletult ajamahukas. Ma võin teha arenguvestluse pool tundi ja mul on tehtud, mis on oma kooli näitel, ma tean, minul on alati 1,5 tundi. Sest me läheme hästi sügavuti sisse, see on nii erinev, aga kui palju aega kulub, eks. Et see on ka teema, millele tasub mõelda, mis kindlasti mõjutab seda hariduslikku, seda, mis meil siin teemaks on ja pluss see veel, et koolides tegelikult sageli klassijuhatajaks pannakse, mitte et ma tahan saada klassijuhatajaks või kedagi teist pole panna, ehk siis hakkab inimene tegema, kes tegelikult ei taha. Aga ta peab, sest kedagi teist ju pole. Ja vot see on ka, et tema motivatsioon on juba hoopis teine. Kas ma lähen nii, et jess, ma sain klassi, ma olen ammu tahtnud, ma tahan armastada neid tingimusteta nii, nagu nad on, või et okei, no siis võtan, kedagi teist tõesti ei ole. Okei, ja siis on juba see energia on teine, motivatsioon on teine ja sealt juba tekivad ka need lõhed. Ma leidsin uue eeskuju, see on Viivika. Tallinna Ülikoolis me õpetame neid asju küll.
tahtsin tuua siia ka ühe näite. Ma arvan, et päris paljud, kes on ka tegevõpetajad, on tundnud seda lootusetust, kui mul oli eelmine aasta üks õpilane, ütleme, et ta nimi oli näiteks Markus, see ei olnud ta päris nimi, aga Markus ütles, et tal pole mingit plaani minna peale 9. edasi õppima, ta oligi 9. Ta on täiesti otsustanud, et talle väga meeldivad traktorid ja traktoritega töö tegemine, ta on väga tugev käsi mehaanikas ja tema tahab sellega tegeleda. Ta pärib oma isa talu ja see ongi tema töö. Ehk siis tal ei olnud mingit tahtmist saada kõrgemat haridust ja samas Noored Kooli ka ütleb plakatite peale, meil on suurim probleem on see, et iga aasta 20% põhikooli lõpetajatest ei omandagi hiljem keskharidust. Et on nii palju õpilasi, kes ei tahagi, kas tema on ka siis seal ja mis me peaks tegema ja samamoodi on õpilasi, kes absoluutselt ei usu, et nad saaksid seda teha ja ma tunnen, et ma õpetajana ma võin teha märgata ja loota, et äkki kunagi see paraneb, aga ma ikkagi ei saa seda usku niisama tal tekitada. Et kuidas ma selle tundega võitlen, et ma suhtlen õpilasega, kellega oleks pidanud tegelema keegi juba lasteaias või noorena ja seal on mingisugused taustajõud, millega mina ei saa tegeleda. Ma korra räägin, et ma ei taha siin niiviisi domineerida, et teised saaksid sõna, lihtsalt ma olen klassijuhatajana, ma näen arenguvestlustel, kus tuleb sageli välja vanemate ootused, mis last väga suruvad. Ma olen olnud vestlusel, kus ema ja isa lähevad omavahel piltlikult öeldes kaklema, sest üks ütleb, et laps võib minna kutsekooli kaudu edasi ja kõrgkooli, et lapsel on plaan olemas. Teine lapsevanem ütleb, et sina oled lapse ära rikkunud sellepärast, et sa söödad talle ette kutseka mõtte ja nüüd ta ei saagi doktorantuuri minna ja rääkisime samal ajal õpilasest, kellel olid nii palju kahtesid, et meil oli teemaks, kas ta üldse lõpetab 7. klassi ära. Ja ma näen seda, see on mina alati arenguvestlustel ikka nagu suunan seda tulevikku ka, seda karjäärivestlust ka natukene ja kuidas on vanemate ootused, aga keegi meie perest peab Treffnerisse minema. Sina oled see, vaatame jälle õpilast, kellel on need tulemused, et kui palju nad mõjutavad ja okei, et aga kõik on meil gümnaasiumisse läinud. Kutsekasse sa küll ei lähe. Sellised nagu jaburad asjad tulevad välja, need on mingisugused kinnistunud mõtted ja siis me jälle silume, aga on ju ka õpilasi, kellel ma näen, et see kool on niivõrd väsitav olnud nende jaoks. Me võtamegi üks klass, me võtame trimester korraga, kes ongi öelnud, et mina ei tea, et kui me oleme võtnud eesmärgiks, lõpetame vähemalt põhikooli ära. Et kaugemale ta ei näe, kes on täielik must maa, et lõpetame vähemalt põhikooli ära ja liigume väikeste sammudega ja see on see, et ma näen, et kohati need vanemate ootused, et mida nende laps peab realiseerima, mõjub lapsele nagu nii, ma ei tea, traumaatiliselt, et ta juba trotsist ei tahagi kuskile minna. Või on siis see, et tal tõesti seda edu olemas, seal on nii palju erinevaid lugusid, aga see on asi, millele ka mõelda, kui palju see vanemate mõju sellel on. Mul on täiesti vastupidine näide, et selles mõttes sinu näide oli siis justkui mingis mõttes kas liiga kõrgetest ootustest või siis mitte mõistlikest ootustest, et jah, võib-olla ideaaleesmärk ei olegi see Treffner või et see ei ole meie kõige ideaal, aga selles mõttes ikkagi tundus, et nagu liiga kõrged ootused olid vanematel, aga et minu kogemus õpetajana on olnud siis just nimelt vastupidi, väga madalatest ootustest ja natuke seesama näide nagu Toomaselgi, et õpilane 9. klassi keskel või lõpus ka tunneb huvi põllumajanduse vastu ja tal oleks võimalus ka asuda tööle ja tema siis isa ütleb, et ja kindlasti ära mine edasi õppima, kindlasti ära mine kutsekasse ja mina siis ikkagi püüan veenda, et on ka võimalus õppida põllumajanduses nagu olust verre minna, eks, et võimalik ka seal õppida seda põllumajandust ja siis tulla tagasi ja teha seda tööd. Et ma ütleks, et kuigi see võib tekitada stressi ja pingeid ja anda ka negatiivseid tagajärgi, kui meil on need liiga kõrgete ootustega lapsevanemad, siis ma arvan, et veel hullem on ikkagi see, kui need ootused on nagu nii madalad ja seal ikkagi õpetajal on võimalus, et kui sa ikkagi ühelt poolt läbi tõesti otsese veenmise ja teiselt ka siis läbi selle, et kuidas sa annad sellele õpilasele tagasisidet ja kuidas sa üldse väljendad nagu uskumusi inimeste arengupotentsiaali kohta, et see kujundab ikka väga palju ja ühe õppeaastaga saad juba väga palju ära teha. Et minu näitena see õpilane ikkagi läks edasi õppima ja see ei ole ainult nagu minu poolt see oli üks näide, anekdootlik näide, aga see on ka trend, et üks põhjus, miks ikkagi ka õpilastel haridustee katkeb, eriti siis just maapiirkondades, on siis perekonnapoolne surve või siis nende õppijate poolt tajutud surve, et nad peavad aitama ikkagi ka põhimõtteliselt leiba lauale teenida. Et see ei ole nagu täiesti teadlik valik, vaid see on sundolukord, seal peres ongi puhtalt nagu majanduslikest ressurssidest puudu
ja siis arvatakse või ma ei tea, kas siis isa soovitusel või õpilase said jah, või siis õpilase enda nagu kuidagi selle tajutud selle olukorra põhjal, et jah, et ma lähen siis tööle peale põhikooli, aga et see ei ole ikkagi selline teadlik valik ja ma arvan, et ka ikkagi põhikooliealine õpilane ei ole sellises positsioonis, et teha sellist valikut, mis tegelikult nii palju määrab tema edasisi võimalusi ühiskonnas. Mina lihtsalt tahtsin hästi kaasa kajada, sest minu südameteema tegelikult on ikkagi muukeelsed lapsed või mitte eesti emakeelega lapsed. Ja me näeme ju seda, et venekeelsete koolide ja eestikeelsete koolide tulemused ja ebavõrdsus on hullult suur. Ja seal ka tegelikult, kui me vaatame andmetesse sisse, siis miks, viimati oli 2018 põhjalik uuring, kus uuriti, et miks siis on nendes koolides erineva või see ebavõrdsus nii suur. Ja tegelikult tuleb välja seesama perekonna hariduspüüdlused, et kui perekond ise ei usu haridusse, siis see laps samamoodi ei usu haridusse ja ta ebatõenäolisemalt läheb edasi õppima ja teeb midagi pärast põhikooli. Ja see on nüüd see koht, et see ongi see õpetaja roll, siis on ju see pidev nõustamine, perenõustamine, lapsega tegelemine. Ma arvan, et me alati ei jõua kõigini, aga samas see on üks oluline roll, et seda natukenegi vähendada. Veel viskan ka vahele selle, et me lähme juba natuke sinna poole, et lapsevanemal tõepoolest on äärmiselt oluline roll ja me peakski vist ka selleni jõudma, et kes siis peab nendega suhtlema, et ärge ütelge mulle kui õpetajale, kes on ju niikuinii tunneb, et on ületöötanud ja ma pean nüüd kutsuma kokku vanemaid ja hakkama nende uskumustega tegelema. See tundub nagu mingi eraldi programm, aga kes seda tegema peaks? Et ma tea, jälle mul on käsi püsti, kes on Carol Dwecki raamatut lugenud või kellel on parajasti see kotis. Et jälle palju, et mind väga inspireeris, Carol Dweck on ka igasuguseid loenguid, tähendab, mitte Carol Dweck, vaid see õpetaja, keda tema leidis, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, aga ka kuskilt Harlemist leidis ühe õpetaja, mäletate, eks ju, et kes oli see anomaalia, Carol Dweck käis anomaaliaid otsimas. Ja see õpetaja oli selline, aga meil on nii klassis. Jah, et meie usume arengusse, õppimisse, meie suudame, et vahet ei ole, mis su kodus räägitakse. Et sellega ma julgustaks ka ja julgustan ka tudengeid alati, et tegelikult ei pea nagu neid vanemaid nii ümber muutma, et lapsele aitab ka see, aga mul on täiesti teine vaade sellele. Mina usun sinusse, ma arvan, et sa saad ja sa ei pea minema neid vanemaid ümber veenma, sest see on suhteliselt suur ülesanne ja suhteliselt võimatu vahel. Nii et ma võib-olla siin täiendan nii palju, et see vanemate küsimuse pool, et kindlasti on ka see vanemate teadlikkus ja info, et kui palju nad tegelikult täna teavad, et missugused need võimalused on, sest ega me tuleme ju ka oma aja ja looga kaasa, et oli ju aeg, kus me teadsime kõik, et alustad 1. klassi ja lõpetad 11. klassi, siis läks mingi aeg üle, lähed 12. klassi, no loomulikult minu laps peab ka kõik selle teekonna ju läbi käima. Teine teema, mis siin toodi näitena, eks ju, et tõesti, kui on täna majanduslikult väga keeruline, siis on ju vaja ju lisaks juurde tuua üks töötegijat, kes siis toob leiva lauale. See pigem on seotud just sellest, et mis olen mina nagu kogenud, ma tegelikult minu hobikord on teha ka karjääriinfo vahendamist erinevatele sihtrühmadele, siis ma olen kokku puutunud väga palju just nende samade teadmatusega. Ehk siis see tegelikult vanemad ei teagi sageli seda, et missugused võimalused on, ta on pannud oma lapsele ühe juba kindla arvamuse juurde, et küll ta seal põllu peal saab hakkama, et ega tal siis ei ole vaja ju edasi liikuda, eks ju. Aga tegelikult on see roll võib-olla siin, ikkagi ma jõuan kooli, sest kool on ju kõige esmane koht, kus laps täna kõige rohkem viibib, on see sama selle vanema teadlikkuse toetamine, kas siis läbi nende erinevate kohtumiste, läbi nende arenguvestluste või suhtluste, et seda võimalust pakkuda lapsele, et ta saab siis otsustada, eks laps ka ju mingil ajal otsustada, saab võtta vastutus siis, kui ta on selle valmis ellu viima. Võib-olla mina toon lihtsalt enda näite, et minul kuidagi on elutsükkel läinud nii, et mina olen iga 10 aasta tagant õppinud. Mina olen see, kes alustas kutsekoolist, sest tõesti mõtlesin, et mida mina elus ikkagi teen, et ei tea ka täpselt. Läksin kutsekooli, sain hakkama. Algul mõtlesin ka täpselt samamoodi, et oi, et mu need tulemused ei olnud nii hea, et küll ma kutsekoolist hakkama sain. Kutsekoolist sain stipendiumit. 10 aastat töötasin, mõtlesin, aga võiks ju proovida nüüd kõrgharidust ka.
läksin, proovisin. Aga et sinna jõuda kogu aeg kuhugi, siis tegelikult oli minul täpselt samamoodi inimesed kõrval, kes tegelikult toetasid, kes andsid mulle infot, kes nõustasid ja kes tegelikult, see ei pea olema alati pereliige, vaid see saab olla ka hea selline sõber, tugiisik, kuidas me neid nimetame. Et ühesõnaga selle pika jutu mõte on see, et oluline samm on ikkagi koolis see teha, et kaasata väiksemates kohtades, kui me räägime siin maakohtades, on samad need kogukonnad, rääkida kogukondadega, teha selliseid ühiseid teabe jagamist. Ja ma jõuan ikka see minu lemmikteema, et koolis ei tööta ainult õpetaja, koolis on rohkem inimesi ja tegelikult siin on see ressurss, mida saab alati ära kasutada selliste teemade juures. Mina saan öelda, et miks mul see 1,5 tundi alati need arenguvestlused on pikad. Tegelikult läheks veel pikemaks, aga see 1,5 tundi on hea ajaline raam, et jutt alati jätkuks kauemaks. Siis mina olen sisse arvestanud selle nii-öelda vanema harimise poole ka, et ongi nende vestlustega, kus ma arutan, fookuses on ju laps ja ma arutan lapsega, aga mida ema arvab, mida isa arvab ja saab sinna juurde nagu selgitada, ehk siis on näha seda muutust ka vestluse käigus, et nii saab ka mõelda. Ja see on väga lahe hetk, et see ei ole nii, et yes, nad hüüavad seal, aga sa tajud nagu ära selle muutusega lapsevanemas, sest mul on vaja seda süsteemi saada toetavaks. Mul on vaja, et mina ja lapsevanem vaataksime sarnasesse suunda, et seda last toetada parimal moel. Ja selle jaoks et ma olengi arvestanud, et läbi lapsega vestluste, vanem on ju kõrval, ja et ta päris passiivne ei ole, saab teda ka kaasata ja jagada talle neid, täpselt, et Carol Dweck on mind väga palju mõjutanud, ma väga fännan seda raamatut, ja jagada neid teadmisi, kas või see, kuidas toetada, kuidas kiitust jagada, mis seal oli nagu hästi oluline, millele rõhku panna, mitte hindele, vaid protsessile ja pingutusele. See on see, mida mina õpetajana saan teha, sest mina olen professionaal. Mina tean seda infot ja ma jagan neile, kas on selge, et vanem ei pruugigi seda leida. Aga jah, et selle jaoks on targem, ongi juba aeg ette planeerida juba, et igal juhul lapsega arenguvestluse käigus vanema mõtteviisis võiks ka midagi väikselt muutuma vähemalt hakata. Ma võib-olla täiendusena toon juurde, et võib-olla me ei ole kasutanud ka seda ressurssi, mis puudutab mitteformaalset haridust, mis tegelikult on siin väga suur abimees igasuguste valikute ja ka sellise teavituse poole pealt kaasata. Ja seda saab koolis ju väga hästi teha. Ma tunnen, et siin see klassijuhataja võimalus rääkides vanematega on päris oluline, aga ma arvan ka, et suurem osa õpetajaid siin ei ole klassijuhatajad, kus on nende võimalus sekkuda, kas siis sekkuda väljaspool klassiruumi veel. Jällegi ei taha kellelegi lisakohustusi juurde anda ja loodan, et ei otsi mind pärast kuskil nurga taga üles ma soovitasin õpetajatele lisa asju panna, aga mis me saame teha? Aga see on ju õpetaja enda loovus, et ma ju olen klassijuhataja oma klassile, aga mul on ju veel 8 klassi, kus ma tunde annan erinevaid. Ja see ongi see, et kui läbi selle õpetamise protsessi ma ju jagan neid elutarkusi ja sellist sallivust ja kõike seda, ma jagan läbi oma õpetamise. See ongi, et kui ta on sul sees olemas, see tuleb orgaaniliselt, ma ei planeeri eraldi. Vaid see ongi paindlikkus, kui tuleb mingi teema, mis iganes laste jaoks on oluline, siis ma ei pea samal ajal rääkima sooloomadest, vaid loomad, kes elavad rabas, vaid ma võtan selle teema ja räägin, mis parasjagu õpilastele hästi oluline on ja mis neid nii-öelda vibreerima paneb. Et see on nagu, ja ma ei ole neil isegi klassijuhataja, ma olen aineõpetaja, lihtsalt mingisugune teema tuli lauale, selge, et tegeleme kohe sellega. Et see on nagu see õpetaja paindlikkus, et ma ei pea olema selleks klassijuhataja, et neid teemasid jagada, kõiki neid karjäärivestlusi, mida edasi teha. Seda kuuleb juba ka vahetunnis neid mingi selliseid pisikesi, jupikesi, mida nad jagavad. Selge, võtame selle teema ja räägime. Huvitav, sul on nii suured eesmärgid, Toomas, kogu aeg. Ma kogu aeg tunnen, et ma pean nagu kuidagi nagu alla tõmbama seda nagu ootust, vähemalt iseenda vaatenurgast. Miks ma ka näiteks neid häti-uuringuid fännan, on see, et seal tuleb väga selgelt välja, et kõige suurem muutus toimub ikkagi õpetaja õpilase koostöös. Aga kui nüüd võtta see sama sotsiaalmajanduslik taust, et ega siis see vaesus ei mõjuta tegelikult, mõjutab ikkagi need probleemid, need kõik see selline, ma ei tea, kas või sõltuvused ja vägivald, mis sellega sageli kaasas käib, mis tegelikult mõjutab selle lapse arengukeskkonda. Aga uuringud on jällegi näidanud seda, et kui lapsel on, mis ongi see koolivõlu, on see, et kui tal on see üks stabiilne arengu koht, kool, kus ta käib, mis on tema jaoks
turvaline, stabiilne, etteaimatav, tunnustav, julgustav keskkond, siis see tegelikult võtab selle sotsiaalmajandusliku tausta mõju ära. Leevendab selle ära ja selleks ei ole vaja muud kui etteaimatavust, turvatunnet, struktureeritud koolikeskkonda, kus see laps on märgatud, tunnustatud. Nii lihtne ongi. See ei pea minema välja. Et ma kuulen oma tudengitel ka kogu aeg seda, et oi, aga vanemad on sellised ja me ei saa mitte midagi teha. Ja siis üldsegi laps on nii vähe aega koolis ja muu elu on kõik nii mõjutav. Vot ei ole. Et see päriselt loeb, mida ta seal koolis kogeb. Jah. Aitäh, et sa ütlesid seda. Sest et mida aasta edasi läheb, seda rohkem ma mõtlen, et või näen praktikas, sest ma olen olnud ka täiskohaga õpetaja aastaid. Ma lihtsalt praegu ei ole täiskohaga õpetaja. Ja ma näen seda, et lõpuks, mida laps vajab, on lihtsalt suhe selle turvalise täiskasvanuga. Hea, usalduslik ja päris suhe. Ja see on see, kus täiskasvanu roll on kõige olulisem. Mina täiskasvanu alati juhin seda suhet. Kui minu jaoks ei ole oluline suhet lapsega luua, siis seda suhet ise ei teki. Kui mina panustan sellesse, siis iga lapsega saab see suhe tekkida, ükskõik kui keeruline ta nii-öelda on. Ja see läbi saabki tekkida see turvaline keskkond, see toetus, see usaldus, see, mis saab tasandada seda, mis kodus toimub ja mille me tegelikult teda pikas perspektiivis toetame ja siis nad tulevad ka sinu tundi, kui sa ka ei ole klassijuhataja ja avaldavad sulle oma muresid, oma rõõme, sa saad neid toetada ja see lõpuks pikas perspektiivis, sa paned alguses sinna võib-olla tohutult palju aega ja energiat, et see suhe luua. Pikas perspektiivis see tasub ennast ära. Kõik muud asjad selle võrra lähevad kiiremini, on kuidagi lihtsamad ja on endale mõnusamad. Aga mulle tundub, et täna veel see just aineõpetajate puhul, et kui klassijuhatajad saad väga hästi aru, et suhe on oluline, siis aineõpetajate puhul vajab see veel siukest nagu väikest klikki, et see suhe ka aineõpetaja, ise kui sa ainult 1 tund nädalas neid näed, on ülioluline ja see võibki olla nagu elumuutev selles osas, et ta otsustabki, et mind märgati, ma lähen edasi. Ja see ongi oluline, jah, mitte ei või olla, on. Vastuseks veel sinu küsimusele kirjutan mõlemale selle seisukohale alla ka. Vastuseks sinu küsimusele, kuidas aineõpetajana võib-olla lastevanemaid toetada, kui selleks on soovi. Ja ma ei ütle, et kõik aineõpetajad koolis peavad võrdselt palju sellesse energiat panustama, aga tegelikult neid variante on, et ühelt poolt siis on ju võimalik teha sellist asja nagu lastevanemate kool, et sa paar korda aastas kutsud kas viite ise õpetajatega läbi mingi koolituse või kutsud siis mingi koolitaja kooli ja see on avatud õhtu, lapsevanemad saavad tulla, osaleda ja pärast saavad ka siis õpetajad ja lapsevanemad veel omavahel nendel teemadel arutleda, eks. Et ma ei tea, 1, 2, 3 sellist sündmust õppeaasta jooksul, kui see on sulle oluline teema, siis jõuad tegelikult korraldada küll. Aga teiseks ka siis see, et kuidas sina kolleegina mõjutad siis neid teisi klassijuhatajaid, et milliseid vestlusi sa nendega pead ja kuidas sa siis otseselt või kaudselt suunad nende klassijuhatamistegevusi, kui sul on endal häid mõtteid ja jällegi soovi ja energiat sellesse panustada. Ja selles mõttes ka nõustun veel Sandraga, mida tema ütles suhete kohta, et siin samamoodi, ma arvan, pikas plaanis sa tegelikult teed enda elu kergemaks ikkagi. Et jah, me saame ka nii, et lapsevanemad veavad ühes suunas ja õpetaja teises suunas ja me tegelikult ka võime saada häid tulemusi, selles mõttes ma ei välista seda. Aga kui me mõlemad liigume samas suunas ja meil on samad eesmärgid ja me kommunikeerime neid õpilasele ja uskumusi samamoodi, siis su elu õpetajana lõpuks läheb kergemaks. Ma olen võtnud sellise triki hiljuti kasutusele, ma ei tea, kas nüüd see läheb kokku sellega, mis ütlesid, et kui ma saan sööklas kokku teiste õpetajatega, siis ma küsin, mis on olnud nende möödunud nädala tipphetk. Ja see on selles mõttes harjumatu, et nad on kohe segaduses, et mis mõttes ma tõin kurtma siia asju. Söögilaud on ju see, kus saab rääkida, kui halb tund sul oli hommikul ja kuidas üks klass ei saa ikka üldse hakkama. Ja see on natuke segadusse, et võib-olla siis see on üks viis, kuidas mingisugust positiivset suhtumist tuua. See on täitsa nagu muru tasandil, et alustame lihtsalt sellest, et mingit head tuju tuleks koolist. Ma tahtsin küsida natuke veel seoses just meie alustavate õpetajatega, meie, kes me oleme need nuubikud nii-öelda, me ei tea veel midagi ja mina tunnen väga palju süütunnet koolis mingites hetkedes. Ma tunnen süütunnet siis, kui ma ei liigu edasi sellega, mis õpik ütleb või mis õppekava ütleb, vaid ma võtan terve tunni selleks, et vestelda õpilastega motivatsioonist või elust. Ja seal on see mingi skaala, et ma tahaks seda kogu aeg teha, ma tunnen, et need on kõige paremad tunnid ja ma tahakski, et selle asemel, et 7. klassidega rääkida elust maal, kuidas talupojad põldu kündsid, tahaks nendega rääkida, et mis toimub nende peas ja kuidas tekib nende motivatsioon.
aga ma saan ka aru, et kuskil võidakse olla pahased, kui minu iga tund on selline, nad saavad kõik ajaloos 5 selle eest, et nad oskasid motivatsiooni elementi nimetada, mitte aastaarve või toimumise ajaloos. Ehk siis, kus see tasakaal on ja kuidas ma teen seda, et ma ei tunneks süüdi selle pärast ennast? Mina mõistan seda tunnet, sest kui mina läksin ülikoolist siis koolitööle, teadsin, et hakkame mänge asju, hästi ägedaid tunde plaanisin teha, siis selgus, et ma olin aabitsaga, alguses ma olin algklassiõpetaja. Ma olin aabitsaga juba poole maas kui teised ja ma sain aru, et see ei olegi nii fun, et ma pean tuk järjest minema. Ja see oli mulle keeruline, sest see läks minu iseendaga vastuollu, sest mina tahtsin teha mänguliselt, ma tahtsin hoopis teistmoodi. Ja nüüd see süsteem hakkas nii-öelda mind suruma raami, mida ma tegelikult ei tahtnud. Ja siis minuga toimus selline asi, et ma üks suvi kuulasin hästi palju Õpime koos podcasti ja ma sain sealt nii palju inspiratsiooni ja julgust, et ma lasksin õpikust lahti. Ja kuna enamasti meil on kohutavalt palju eesmärke ja kuhu me peame kõik jõudma ja ma hakkasin mõtlema, mis on oluline, ka see, et ma õppeaasta lõpuks ütlen, yes, ma olen kõik tunnid ära andnud, ma jõudsin õpikuga lõppu, ma olen tegija. Aga see ei tähenda, et õpilased on nagu selle asja omandanud. Ja siis ma nagu korrigeerisin, ei, ma liigun nagu nendest lähtuvalt. Mina juhin seda suhet, mina juhin seda liikumist, aga ma liigun nende tempos, mitte ma ei tea, õpiku või õppekava tempos. Ja ongi nii, et ma ei jõua kõiki asju. Aga ma olen mõelnud nagu, ta saab ju geograafias selle teadmise või bioloogias, aga ma tegelikult õpetan neid üldpädevusi. Minu jaoks on see isegi olulisem, et inimene saaks nagu need üldpädevused saaksid toetatud ja need teadmised tulevad seal taustal juurde, aga ma enda jaoks võtsin fookuse nagu mujal, et ma liigun nendest lähtuvalt, aga mina juhin protsessi. Ja see võttis maha mult selle pinge ja ma jõuagi loodusõpetuses, ma kohe algust tean, et ma jõuagi lõpuni ja võtangi rahulikult see, mida ma annan ma maksimaalselt hästi. Ja nii ongi, et ma olen seda pinget, ma olen üle elanud ja nüüd ma olen rahul. Ma liigun nii kaugele, kui ma jõuan, aga ma rõhun nendele üldpädevustele. Minu jaoks on see olulisem. Jah, tegelikult ju on nii, et õpik ei võrdu õppekava. Õpik on väga hea töövahend, eriti alustavale õpetajale ja õpik ei ole ilmtingimata halb, samamoodi ei ole töövik halb. Küll aga õpik ja õppekava ei ole ilmtingimata üldse väga heades suhetes alati. Ja näiteks ajalugu on siinkohal väga hea näide, sest et olles ka ajalooõpetaja, siis ajalooõpikud kipuvad olema hästi detailirohked, aga õppekava tegelikult on väga, eriti teises, kolmandas kooliastmes õppekava nõuab väga sellist nagu baasteadmist, üldist arusaama. Ehk siis siin ongi see, et see on jälle see koolikultuuri küsimus ka, kui mul ikkagi koolijuht või õppejuht ütleb, et siin on õpik, hakka minema ja mina eeldan, et viimase leheküljega sa lõpetad juunis, siis on küll jah keeruline, aga see on ka see võib-olla teie ja meie kõigi julgus öelda, et ei, õpik ei õpeta, õppekava on see, mille järgi ma töötan ja kooli õppekavas on õpiväljundid kirjas ja nende põhjal tegelikult me liigume. Ja nende põhjal saab teha valikuid siis kas õpikust, töövihikust, kus iganes mujalt. Et selles suhtes see õpik ei tohi võtta seda enda selliseks nagu teejuhiks, vaid lihtsalt toredaks sõbraks, kes on kaasas ja keda ma kasutan siis, kui on vaja. Ja teine seesama, mis Viivika välja tõi, et kui ma lähen lihtsalt tuugalt selle õpiku järgi, siis mina õpetan küll, aga see ei tähenda, et õpilased õpivad, sest õpetamine ja õppimine ei ole ka alati. Lugemine ja õppimine ei ole sama, õpetamine ja õppimine ei ole sama, et selles suhtes see kõik vajab natuke rohkem seda paindlikkust ja dünaamilisust ja tegelikult kõige rohkem julgust õpetaja enda poolt, mis on alustajal, ma saan aru, et raske. Ja endise matemaatikaõpetajana kinnitan, et ka matemaatikas on niimoodi, et õpik sisaldab tunduvalt rohkem kui ainekava. Ja teine mõte, millele väga alla kirjutan, on see, et üldpädevused ongi sinu kõige peamine eesmärk õpetajana. Et tegelikult seda on ka põhikooli riiklikus õppekavas kirjutatud, et need ainevaldkonna kavas esitatud õpiväljundid ja õppesisu on selleks, et aidata sul nende üldpädevusteni jõuda. Et see on nagu see sisu, aga tegelikult, kui sa nüüd õpetad ainult neid ainealaseid õpiväljundeid ja üldpädevustega teadlikult ei tegele, siis sa oled tohutult rohkem läbi kukkunud õpetajana kui see, et sa õpetad ainult üldpädevusi ja natukene kaunistad neid ka ainekavas oleva. Aga loomulikult, see on mingisugune kontiinum ja soovitan otsida tasakaalu, aga peaeesmärk peaks olema siis üldpädevuste arendamine. Ja kui keegi tuleb kobisema, sa ütled, keegi kusagil midagi ütleb, siis ütle, et Joosep ütles nii
ja põhikooli riiklikus õppekavas on nii ka kirjas. Just, ja noh, tegelikult ma tahangi siia juurde just öelda seda, et me räägime õppekavast hästi palju negatiivselt. Tegelikult Eesti riiklik õppekava, jumala äge dokument, ta ei ole üldse nii üle paisutatud, nagu meil meedias räägitakse, et kui me sinna sisse lähme ja vaatame, kuhu rõhuasetus on pandud, siis see ei ole pandud sellesse, et ma olen füüsikas õpiku läbinud või et mul on kõik asjad õpitud. See on üldpädevustes, see on lõimingus, läbivates teemades ja ainetes üldiselt, mitte kõigis, on erandeid, on väga mõistlikud õpiväljundid sellised, mis ongi nagu tore saavutada 9. klassi lõpuks. Ma natuke olen nõus ja natuke oponeerin ja natuke kommenteerin. Muide, mina sain isegi kaebuse, et ma ei olnud õpikut lahti teinud. Pidin seletuskirja kirjutama direktori. Ja tegin selline teaduslike viidetega seletuskirja, et mis me tegeleme sotsiaalsete oskustega ja taseme kaardistamisega kooliaasta alguses ja üldsegi teeme töölehti. Aga see on huvitav teema, minu meelest on seda vist Eesti PISA edu põhjuseks ka toodud, et õpetaja on hästi autonoomne. Ja see kava, et kuidas me mööda neid õpitulemusi liigume, et see on ka vist suhteliselt autonoomne, ma olen aru saanud. Ja selles mõttes, et ma ei tea, kas te olete proovinud niimoodi, et panete lihtsalt ainult õpitulemused, panete sinna töökavasse, et õpikut siis vaatate, et kas saab või saa. Aga nüüd seesama piir, et kus see piir jookseb, et mulle õudselt meeldib see, et kui keegi tuleb kobisema, siis riiklikus õppekavas on kirjas, et üldosa kõigepealt ja siis muu. See on väga hea soovitus, sellepärast et tegin siin pärast Noored kooli tegin ka oma politoloogia magistri lõpuni ja siis tervitades Maria Kuri saatsin ka sellel teemal, et eristasin kõikidest ühiskonnaõpetuse õpitulemustest nagu sisulised üksused, mida saavutada ja arvutasin välja, palju iga õpitulemuse saavutamiseks jääb ühiskonnaõpetuses. Minu arust ajalugu oli natuke leebem selles osas tunde järgi. Ja. Põhikoolis oli siis umbes 40 minutit per õpitulemus ja sageli seal on väga keeruline õpitulemus, nagu loob muutust ühiskonnas. Küsimus, kas see 6. klassis on tõenäolisem kui 12. klassis, kus sellist ei ole. No ma natuke sõnastust muutsin, aga panustab kogukonda, mingi selline, et algatab kogukonnas midagi. No ilmselt on mõeldud kooli, aga jah, et need natukene nihkes ka võib-olla see laste arengutaseme poole hästi, et võib-olla võiks neid vahetada seal, see selleks. Põhikoolis oli jah siis umbes 40 minutit ja gümnaasiumis umbes 30. Nii et küsimus on, et kas selle ajaga jõuab neid õpitulemusi saavutada, sügavat õppimist tekitada, vastus on ei. Nüüd, et õpetaja peabki olema meeletult julge, autonoomne, otsustama, mida saab selle õppekava piires sügavalt ära õppida, samal ajal üldpädevusi toetades. Ja see ongi väga suur autonoomia, väga suur julgus, aga kindlasti mitte seda õpikut lugedes, et sellega, see on kõige pealiskaudsem protsess üldse. Nii, nüüd on see hea koht, kus ma saan sekkuda vahele, sest me peame vaikselt hakkama otsi kokku tõmbama. Nüüd on küll mure, mul oli plaanis, et ma nüüd siin lõpus ütlen, ma eeldasin, et me läheme hästi masendavaks oma jutuga, et kuidas nagu on hästi suured probleemid ja neile on peaaegu võimatud lahendused, aga ma tahtsin öelda, et täna ei ole väekoolitus ja energiakoolitus, et me ei pea seda saama, aga ma natuke väestatud tunne on nüüd, et öeldi, et ma võin teha tunde, mis on väljaspool minu ainet, vaid mis lihtsalt aitavad õpilast. See on, ma arvan, päris hea paljudele alustavatele õpetajatele selline julgustav ja hea tunne siin. Nüüd kõige lõpuks ma lihtsalt mainin ka, et me ei pidanudki ka siin jõudma on ju väga suurte lahendusteni, sest see on selle päeva eesmärk. Meil on nüüd mingi sisend, millega edasi minna pärast edasi ja siis jõuda päeva lõpus võib-olla mingi konkreetsemate lahendusteni. Aga te kõik saite ennem ühe sõbra endale. Ühe sõbra, kes nime ei pea mäletama, see on okei, koolis õppime ka 2 kuud inimeste nimesid veel, aga te umbes äkki mäletate, kus teie sõber istub. Ja te saate tema poole vaadata ja võib-olla meil on täpselt nii palju aega, et igaüks saab öelda ühe soovituse temale. Meil oli üks sõber, kes oli õpetaja, meil oli üks sõber, kes oli õpilane. Ma ei näe teda enam seal, aga kujutame ette, et ta on ikka seal. Meil on koolijuht, meil on Riigikogu liige, et andke üks soovitus oma sõbrale. Kiire ja raske küsimus tuli kohe, aga mis oleks tema positsioonil üks soovitus siis? Laseme selle järjest jälle käima või võite ka suvalise järjekorras soovita? Ma siis alustan Liisa. Ära ole liiga karm enda vastu.
et me ei jõuagi alguses palju, aga ole kohal ja märka kõiki ja väljenda seda usku oma õpilastesse. See on miinimumprogramm ja sellest on väga suur mõju. Ma ei ole kindel, kus minu sõber on, võib-olla ta on taga peidus seal, aga siis on ülejäänud kõik on mul sõbrad siin praegu võtavad selle rolli üle. Ühesõnaga, mina paneks südamele, et kuulake või kuula oma südame häält. Tegelikult süda ütleb üsna täpselt ja õigesti. Ja sinu sees on olemas kriitik ja sinu sees on olemas sõber. Sageli kipub kriitik seal kritiseerima, no näed see nii ja nii. Et mõtle niiviisi, kuula kriitik ära, aktsepteeri, see on tema arvamus, ega ta sulle halba ei taha, ta lihtsalt vingub vahepeal liiga palju. Ja lase sel sõbral, mis sul on. Ehk siis räägi iseendaga kui sõbraga. Mida sõber sulle selles olukorras ütleks? Vaevalt ütleks, et sa oled mõttetu õpetaja, pane pillid kotti ja mine ära. Vaid sõber ütleks, et juhtub ikka, õpi sellest olukorrast ja liigu edasi. Nii et kuulake oma südant, kuulake, mida räägib kriitik ja arvestage väga palju sellega, mida sõber teie sees räägib. Kuna minu sõber on koolijuht Ida-Virumaal, siis ühelt poolt ma tahaks lihtsalt öelda, et tee seda, mida sa juba teed. Et mida me vajame ongi pädevad, ägedad koolijuhid on ja see on juba see, mis on hästi suur osa lahendusest. Ja teiselt poolt ma tahaksingi vist sulle lihtsalt öelda, et ära unusta ära, kui suur jõud sul on, eriti mis puudutab koolikultuuri. Sest sellel koolikultuuril, kus õpetaja töötab, kus õpilane õpib, on lõpuks väga tugev mõju ka aastakümneid hiljem. Nii, Agne, mida ma oskan sulle soovitada? Ma tahaks sinult endale soovitusi, aga võib-olla üldiselt siis õpetajatele, kuulates ka Toomast siin ees, et ikkagi hoidke ennast, hoolitsege enda eest. Kõigil õpetajatel peab olema vähemalt üks hobi, järgmisel aastal kontrollime haridustormil seda. Õpetamine on maraton, õpilase ja inimese areng on terve elu kestev maraton, nii et hoidke ennast, et selle maratoniga toime tulla. Nii, Liina, igatahes hindan väga seda, et lähed õppima. See on olnud minul ka endal kogu aeg siin kuklas, et elukestev õpe. Et hoian pöialt, kindlasti olen valmis ka kuulama sinu neid töid. Ja teistele kindlasti seesama hoidke ennast, märgake. Ja kindlasti just hoidke ka sellest, et kui te tunnete, et te ise enam ei jaksa, siis leidke see sõber, kellega enda mõtteid, oma seisu jagada, sest ärge jääge mitte kunagi üksinda. See on minu sõnu. Ma loodan, et meil tuleb väga tormine päeva jätk ja teeme suure aplausi kõikidele panelistidele. Aitäh!